Viimased 2 aastat on näidanud, et eriolukorrad ei ole enam erilised. Palju on räägitud muudatustest ja muudatustega toimetulekust, kuid täna tahaksin anda mõne mõtte, kuidas olla valmis eriolukordadeks ja võib-olla isegi ise neid luua oma elus. Miks ma seda ütlen? Olla eriolukorras suutlik säilitada tähelepanu ja fookust sellel, mida saab päriselt ära teha, on ääretult oluline oskus. Ja mis sa arvad, kui hea on sinu oskus enda mõtet niimoodi switch ida ja teha seda, mis on oluline? Tihtipeale on see üks raskemaid asju. Mis sa arvad, kas seda on võimalik treenida? Mina ütlen, et on. Ja täna tahaksin anda hoopis ühe mõtte, kuidas seda teha. Nimelt, selle asemel, et ainult jääda lootma stressi leevendavatele faktoritele, mis on äärmiselt olulised ja mida tuleb kindlasti rakendada, võib-olla saaks lükata seda stressi tekkimise piiri natuke kaugemale. Ja üheks viisiks on iseendale oma päevades, oma nädalates luua väikeseid ebamugavaid olukordi. Need on need olukorrad, kus mugavustsoon on natukene stretch itud, pingutatud. Ja mis nad võiksid olla? Alates sellest, et nad võiksid olla midagi, mis sinu jaoks on uus, on natukene ebamugav, kindlasti mitte kahjulik ega tervisele ohtlik, aga näiteks vasaku käega hammaste pesemine, näiteks võõrastele inimestele komplimentide tegemine või lihtsalt suhtlemine võõraste inimestega, kui see ei tule sinu jaoks tavaliselt. On ju teada, et head suhted on üks väga oluline faktor selles, et me suudame keerulistes olukordades toime tulla, edukalt läbi tulla neist. Proovi ka võõraid sööke, jooke või mõnda toitu, mida sa oled aastaid öelnud, et mina küll seda ei söö. Olgu see siis sibul või oliivid. Proovi neid, proovi äkki on meeldima hakanud või sa lihtsalt saad uue maitse suhu. Selleks võib olla taliujumine või mõni kehale karastav tegevus, mis ka ei ole esimese hooga võib-olla kõige mugav, eriti kui sa teed seda varahommikul, mis ei ole sinu jaoks võib-olla hea aeg, aga sa võtad ennast kokku, kontrollid ise oma seda ebamugavustunnet ja teed selle ära. Ehk siis midagi suhetest, midagi maitsetest, midagi kogemustest, aga miks mitte ka rääkida inimestega, kelle põhimõtted ja mõtteviis on sinu jaoks hoopis teistsugused. Nad usuvad teisi asju, nad näevad asju teistmoodi. Püüa rääkida nende inimestega ja olla avatud ilma oma arvamust võib-olla niivõrd peale surudes, aga püüdes aru saada, miks nad midagi usuvad ja nendele asjadele mõtlevad just sellisel viisil, nagu nad teevad. Usun, et sa tead palju võtteid, kuidas enda vastupidavust ja oma stressitaset ise reguleerida ja kujundada. On oluline, et eriolukordades, nagu ütlesin, mis tänapäeval vist on juba üsna tavalised, et me suudaks jääda lootusrikkaks ja positiivseks. Mitte selles mõttes, et asjad on ilusad ja kõik on hästi, mida ilmselgelt meil ei ole iga päev selliseid olemisi, vaid just sellepärast, et me ei mõtleks kõigele sellele, mis ei aita meil edasi liikuda ja suunaks oma tähelepanu nendele asjadele, mille üle meil tegelikult kontroll on. Aitäh, et sa seda kuulasid ja anna mulle teada, mis võiks olla või mida sina katsetasid, milline ebamugav väljakutse sinu jaoks toimis ja mida sa siis proovisid ja mida sa sellest õppisid. Kui sa tahad rohkem infot, kuidas oma vastupidavust ja oma sooritust tõsta ja ise olla oma arengu kujundaja, siis vaimnetreening.ee, sealt saad erinevaid soovitusi. Soovin sulle ilusat aega ja mõnusaid kogemusi, mis aitavad näha võimalusi